Maailmameistrivõistlused said Donald Trumpi jaoks otseseks proovikiviks juba enne esimest mängu, sest FIFA saabub Ameerika Ühendriikidesse, olles ümbritsetud kahtlustest viigsete tasude, kallite piletite, ebola tõttu kehtestatud tervisehoiatuste ning vasakpoolsete poliitiliste rünnakute pärast igasuguse turvameetme vastu. Sellel esmaspäeval, 1. juunil 2026, vaid mõni päev enne turniiri avamist, on Donald Trump kriisi keskmes. Mitte sellepärast, et ta oleks probleemi loonud, vaid sellepärast, et ta pani föderaalvalitsuse kontrollima miljardite dollarite pidu, mida FIFA müüs kui täiuslikku etendust. Vasakpoolsed läksid endast välja, sest nad tahtsid maailmameistrivõistlusi ilma vastuväideteta, ilma tugeva järelevalveta ja ilma nõudmisteta jalgpalli globaalse struktuuri vastu. Aga kui ilmnevad inimkaubandus, võltsitud tooted, salakaubavedu, kahtlased piletid ja haiguste oht, mis võivad rahva hulkadega kaasa tulla, peab Ameerika riik tegutsema. Mida FIFA selle pettusega tegi? See lahvatas nüüd. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Maailmameistrivõistlused algavad 11. juunil ja see saab olema ajaloo suurim 48 koondise 104 mängu ning korraldajateks on Ameerika Ühendriigid, Mehhiko ja Kanada. See tähendab täis lennujaamu, rahvast täis hotelle, fänne, kes liiguvad osariikide vahel, delegatsioone, sponsoreid ja miljoneid inimesi, kes läbivad tundlikke alasid. Donald Trump moodustas Valge Maja töörühma, et koordineerida üritust föderaalagentuuride, linnade, korraldajate ja kohalike võimudega ning määras Andrei Giuliani tegevjuhiks. Eesmärk on korraldada transport, turism, viisad, turvalisus ja reageerimine riskidele, sest maailmameistrivõistlused Ameerika Ühendriikides ei ole ainult jalgpall. See on piir, raha, rahvusvaheline maine ja sisejulgeolek. Nacional ja segurança nacional. Vasakpoolsete pahameel tekkis siis, kui julgeolekuasutused teatasid, et ICE ja HSI on turniiri ajal iga päev tänavatel. Poliitiline süüdistus tuli kiiresti. Öeldi, et Trump hirmutab fänne ja muudab staadioni migratsioonioperatsiooniga. Ametlikus avalduses nimetati aga teist sihtmärki. Tegevus on suunatud võltsitud piletite, inimkaubanduse, narkokaubanduse ja võltsitud toodete vastu. Kirjeldage uuesti. Piletid, salakaubavedu, narkootikumid. Piletid, salakaubavedu, võltsitud tooted. Tegevus, võltsitud piletid, inimkaubandus, narkokaubandus, võltsitud tooted. Tegevus on suunatud võltsitud piletite, narkokaubanduse ja võltsitud toodete vastu. Kes peab seda liialduseks, soovib politseita maailmameistrivõistlusi. Tegevus, piletid, inimkaubandus, võltsitud tooted. Tegevus võltsitud kaupade, inimkaubanduse ja narkokaubanduse vastu. Need samad vasakpoolsed, mis kurdab ICE kohaloleku üle, kurdab ka FIFA hindade üle. New Yorgi ja New Jersey prokuratuurid kutsusid FIFA välja. FIFA seoses MM-i piletite müügiga. Kahtlus hõlmab kõrget hinda, turundust, tarbijateavitust ja võimalikku kunstlikku nappust. Teisisõnu, süüdistus seisneb selles, et FIFA võis tekitada mulje, et piletid on vähe, et tõsta hindu ja survestada tavalisi fänne. Letitia James, New Yorgi peaprokurör, ütles, et MetLife'i staadionil toimunud finaali piletid maksid kuni $4000. Ja ta märkis, et FIFA tõstis hindu 94 mängust, neist peaaegu 34 mängu puhul oktoobri ja novembri vahel. See teave näitab šoki ulatust. MM-i müüdi kui rahvapidu, kuid sellest võib saada luksuskaup. Pered, kes unistasid koondise mängu vaatamisest, seisavad silmitsi hindadega, mis näivad olevat mõeldud tavalise publiku eemale peletamiseks ja eelistavad neid, kes suudavad endale kõike lubada. FIFA panustas niinimetatud dünaamilisele hinnastamisele. Mudelile, kus hind muutub vastavalt nõudlusele, ajale ja ostja huvile. Paberil tundub see olevat turutehnoloogia. Tegelikult võib sellest saada fänni purustav masin, kui organisatsioon kontrollib pakkumist, platvormi, suhtlust ja surub peale ideed, et kõik saab kohe otsa. Kui nappus on tõeline, peab FIFA seda tõestama. Kui nappus on kunstlikult tekitatud, seab see juhtum organisatsiooni omaenda tarbijate ees nurka. Teine probleem tuli rahvatervise valdkonnast. Ebola puhang Kongo demokraatlikus vabariigis ja juhtumid Ugandas tekitasid rahvusvahelise häire just enne fännide, delegatsioonide ja töötajate saabumist MM-ile.
Maailma Terviseorganisatsioon palus kogukonna koostööd, et takistada viiruse levikut Kongos, kus registreeriti 282 kinnitatud juhtumit ja 42 surmajuhtumit. Lisaks sadadele kahtlustatavatele juhtumitele teatas CDC ajutistest piirangutest ja tugevdatud sõelumisest reisijatele, kes on hiljuti viibinud mõjutatud piirkondades, sealhulgas Kongos, Ugandas ja Lõuna-Sudaanis. Ameerika Ühendriikide kodanikud, seaduslikud elanikud ja riigi kodanikud võivad endiselt siseneda, kuid läbivad tugevdatud kontrolli. Kongo Föderatsioon palus FIFAlt reisipiirangutest mõjutatud fännidele hüvitist. See küsimus tabab organisatsiooni tuuma. Fänn ostab kalli pileti, planeerib rahvusvahelise reisi, seisab silmitsi tervisehoiatusedega ja peab siis ootama FIFA vastust hüvitise kohta. Samal ajal püüab vasakpoolne pool muuta Ameerika tervisekaitse poliitiliseks tagakiusamiseks. Probleem on selles, et haigus ei küsi ideoloogilist luba piiri ületamiseks. Tõsine rahvas ei oota, kuni kriis siseneb lennujaama kaudu, et siis alles tegutsema hakata. Vasakpoolne pool teab, et ei suuda avalikult kaitsta haavatavat karikat. Seetõttu püüab ta tähelepanu mujale juhtida. Selle asemel, et rääkida piletipettuse kahtlusest, karjub ta ICE vastu. Selle asemel, et nõuda FIFAlt läbipaistvust, süüdistab ta Trumpi. Selle asemel, et tunnistada, et inimkaubandus kasvab hiiglaslike ürituste ajal, käsitleb ta järelevalvet kui kuritarvitust. Selle asemel, et tunnistada terviseriski, muudab ta sõeluuringu hirmukõneks. See ümberpööramine kaitseb FIFAt, kaitseb miljardilist jalgpalliturgu ja paneb süü ainsale valitsusele, kes üritab korda luua. Valge Maja saab võimaluse muuta maailmameistrivõistlused rakendatud suveräänsuse näiteks. Ausad külalised on teretulnud, fännid vajavad kaitset. Kurjateegijaid tuleb taga ajada. FIFAlt tuleb nõuda vastutust, kui nad hindadega mängivad. Ja rahva tervist ei tohi emotsionaalse väljapressimisega pantvangi võtta. Maailmameistrivõistlused toimuvad Ameerika Ühendriikides. Ja Ameerika Ühendriikides ei kuulu viimane sõna piiri, julgeoleku ja kodanike kaitse kohta Gianni Infantinole. Donald Trump paljastab FIFA kaose, sest kriis ei ole Ameerika kontrolli all. Kriis on organisatsioonis, mis lubas ülemaailmset pidu, müüs kalleid pileteid, sattus prokuröride huviorbiiti, seisab silmitsi fännidega, keda on kahjustanud tervisehoiatus ja nüüd näeb, kuidas Valge Maja seab üritusel korda. Vasakpulsed lähevad endast välja, sest nad on kaotanud kontrolli narratiivi üle. Nad üritasid teha Donald Trumpist probleemi, kuid faktid viitavad mujale. Kahtlusalune on piletikassas. Oht peitub kuritegelikes võrgustikes. Risk seisneb kontrollimatus sisenemises. Ja vastus tuleb valitsuselt, kes otsustas mitte lasta maailmameistrivõistlustel muutuda seadusetuks alaks. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete spetsialist ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega kursis. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alves Global kogukonnaga.